inglise keel on alati ahvatlev ja ihaldusväärne olnud. Aga kui praegu tähendab see halvemal juhul pinda silmas, siis Nõukogude Eesti levimuusika algusaegadel vähemalt palki. Katseid populaarses välismaa keeles laulda tuli ette, aga mitte ilma komejandita, mis liiduvabariigi valvurid uinutama pidi. Näiteks Neegri nali ansambli Merl moodi. Või vähemalt sama talendikas lahendus keelekümbluse toetuseks. Kohustuslikku vene repertuaari ja mitte soosivat suhtumist väljamaa keeles laulmisse peeti iseenesest mõistetavaks. Veelgi rangem oli aga peidetud mõtte ja ebasündsuste järele luuramine eestikeelsetes lauludes. See on Valter Ojakääru viis Jaan Kaplinski sõnadele vastu kerkivale kuule. Lähme kaelastikku vastu haljas teha, mõlval seisatame keha vastu keha. Omas ajas heli ülesvõtte avalikkuse ette ei jõudnudki, keelati ära. Väljend keha vastu keha tõstis põskedele häbipuna ning proletariaati otsustati sellest säästa. Mõlval seisatame keha vastu keha.